tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on reisinud läbi kogu maailma ja kogunud lugusid. Täna räägin sulle loo väikesest nahkhiirest, kes kartis seda, mida ta tegelikult kõige rohkem vajas. Vana kiriku pööningul elas nahkhiire perekond. Seal oli ema, isa, vanaema ja palju nahkhiire lapsi. Üks neist oli Nuki. Nuki oli täiesti tavaline nahkhiire poiss. Tal olid suured kõrvad ja tumedad silmad. Tal olid pehmed tiivad ja terav nina. Ta oli igati korralik nahkhiir. Ainult et Nuki kartis pimedust. See oli probleem, suur probleem, sest nahkhiired on ööloomad. Nad magavad päeval ja lendavad öösel. Kogu nende elu toimub pimedas. Nuki, tule, hüüdsid teised nahkhiirelapsed õhtul, kui päike loojus. Lähme lendama. Aga Nuki hoidis tagasi. Ma tulen kohe. Ta ei tulnud. Ta jäi pööningule, kus prao vahelt paistis veel natuke valgust. Ema märkas. Emad märkavad alati. Nuki, miks sa ei lähe teistega? Küsis ta. Ma ei taha praegu, ütles Nuki. Kas sa kardad midagi? Nuki vaatas maha. Ta häbenes. Nahkhiir, kes kardab pimedust. See oli nii rumal. See oli nii vale. Ma kardan pimedust, sosistas ta lõpuks. Ma tean, et see on loll. Ma olen nahkhiir. Ma peaksin armastama ööd. Aga ma lihtsalt kardan. Ema ei naernud. Ta tuli lähemale ja pani tiiva tema ümber. Nuki, hirm ei ole kunagi loll. Hirm on lihtsalt tunne ja tunded ei ole kunagi valed. Aga teised ei karda, keegi ei karda. Ehk lihtsalt ei räägi. Või ehk kardavad nad midagi muud. Igaühel on mingi hirm. Isegi sinul. Isegi minul, ütles ema. Ma kardan, et mu lastega juhtub midagi. See on minu hirm. Ja ma pean sellega elama iga päev. Nuki ei teadnud seda. Ta arvas, et täiskasvanud ei karda midagi. Järgmisel õhtul tuli Nuki juurde vanaema. Vanaema oli vana ja tark. Ta oli lennanud läbi paljude ööde. Kuulsin, et sa kardad pimedust, ütles vanaema. Nuki punastas. Kes rääkis? Keegi ei rääkinud. Ma lihtsalt näen. Vanad silmad näevad teisiti. Vanaema istus tema kõrvale. Kas sa tead, miks me öösiti lendame? Sest me oleme ööloomad. Jah, aga miks? Kunagi ammu, väga ammu, elasid nahkhiired nagu kõik teised. Päeva ajal. Aga siis tulid suured röövlinnud, kotkad ja kullid. Nad jahtisid meid. Meid jäi vähemaks ja vähemaks. Nuki kuulas hirmunult. Siis üks vapper nahkhiir avastas midagi. Röövlinnud magavad öösel. Öösel on taevas meie päralt. Öö ei ole meie vangla, Nuki. Öö on meie vabadus. Meie vabadus, kordas Nuki. Jah, öö päästis meid. Pimedus hoidis meid turvaliselt. See sama pimedus, mida sa kardad, see on põhjus, miks nahkhiired üldse veel olemas on. Nuki istus ja mõtles. Pimedus päästis nahkhiired. Pimedus oli nende pääsetee. Aga vanaema, kuidas ma saan mitte karta? Ma ei oska lihtsalt mitte karta. Vanaema naeratas. Vaprus ei tähenda, et sa ei karda.
Vaprus tähendab, et sa teed midagi, kuigi kardad. Iga kord, kui sa teed midagi hirmsat, kasvab su vaprus. Ja iga kord kahaneb hirm natuke. Iga kord natuke. Jah, mitte korraga, aga natuke haaval. Sel ööl otsustas Nuki proovida. Ta läks pööningule, kus teised nahkhiired olid juba lahkunud. Ainult tema ootas teda. Kas ma võin sinuga koos minna? Küsis Nuki. Ainult natuke, mitte kaugele. Ema naeratas. Muidugi. Nad ronisid prao juurde. Väljas oli pime. Täiesti pime. Nuki süda peksles. Ta tahtis tagasi minna. Ta tahtis jääda sinna, kus oli turvaline. Aga siis ta mäletas vanaema sõnu. Öö on meie vabadus. Ta lasi lahti. Ta langes. Ja siis ta tiivad avasid ja ta lendas. Esimene hetk oli hirmutav. Teine hetk ka. Aga kolmandal hetkel Nuki märkas midagi. Ta nägi, mitte silmadega. Nahkhiired näevad öösiti hoopis teisiti. Nuki saatis välja helisid, kõrgeid vaikseid helisid, ja need tulid tagasi. Ja need ütlesid talle, kus on puud, kus on majad, kus on teised nahkhiired. Ema, ma näen, hüüdis Nuki. Jah, ütles ema, see on meie nägemine. Kaja lokatsioon. Pimedus ei peida meie eest midagi. Nuki lendas. Ta tegi tiiru ümber kiriku. Ta lendas üle aedade ja puude. Ööõhk oli jahe ja värske. Ta kuulis öösirtsusid ja kaugel öökulli hüüet. Ja ta polnud pime. Ta nägi kõike. Teistmoodi, aga nägi. Nad leidsid teised nahkhiired suure tamme juurest. Nuki sõber Sass tuli kohe tema juurde. Nuki, sa tulid! Ma arvasin, et sa ei tule kunagi öösiti välja. Ma kartsin, tunnistas Nuki. Aga ma otsustasin proovida. Sass noogutas. Ma tean seda tunnet. Ma kartsin vanasti kõrgust. Esimesed korrad, kui ma lendama õppisin, ma nutsin. Sina? Nuki oli üllatunud. Sass oli alati nii julge. Jah, aga iga kord läks natuke kergemaks. Nad lendasid koos. Nuki, Sass ja teised. Nad püüdsid ööliblikaid ja sääski. Nad tegid akrobaatikat puude vahel. Nuki naeris esimest korda öö ajal. Hilja öösel, kui nad tagasi pööningule jõudsid, tuli Nuki juurde vanaema. Kuidas läks? Küsis ta. Hästi, ütles Nuki. Ma kartsin ikka natuke, aga ma tegin seda sellegi poolest. Kas tead, mis see on? Mis? See on vaprus. Sa olid täna vapper. Nuki mõtles. Ta oli vapper. Mitte sellepärast, et ta ei kartnud, vaid sellepärast, et ta kartis ja tegi seda ikkagi. Vanaema, kas hirm kaob kunagi päris ära? Vanaema mõtles. Mõnikord kaob. Mõnikord lihtsalt muutub väiksemaks. Aga tead, täiesti kartmatu olla pole hea. Natuke hirmu hoiab meid ettevaatlikuna. Oluline on, et hirm ei juhiks sind. Sina juhid hirmu. Nuki puges oma kohale magama. Väljas tõusis juba päike. Teised nahkhiired jäid unne vajuma. Enne magama jäämist mõtles Nuki ööle. See oli ilus. See oli põnev. See oli tema maailm. Ja homme öösel läheb ta jälle.
natuke kaugemale, natuke julgemalt. Iga öö natuke rohkem. Nii et kui sina, väike sõber, kardad pimedust või midagi muud, mäleta Nukit. Vaprus ei tähenda, et sa ei karda. Vaprus tähendab, et sa teed midagi, kuigi kardad. Ja iga kord, kui sa julged, muutub hirm natuke väiksemaks. Ja mõnikord, nagu Nuki avastas, peidab pimedus endas midagi ilusat, mida valguses ei näe. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.